senderdus. Ja Piira pääseb löögi alla! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Tervitus head 3. poolaja vaatajad-kuulajad. Episood järjenumbriga 316 on siis sedapuhku teie ees ja suur rõõm tervitada stuudios Eesti naiste jalgpallikoondise keskkaitsjat ja Austria kõrgliigaklubi Lask mängijat Siret Räämetit. Tere tulemast! Tere! No, ilus jõuluaeg on selja taga, uus aasta on põhimõtteliselt käes. Mis tunne see on vahepeal puhkuseks koju tulla kaugelt maalt? Väga mõnus tunne on, et on jälle hea olla kodus, oma sõpradega kokku saada, pere rohkem näha ja väga mõnus kodune tunne on siin. No sa oled nüüd siis aasta aega olnud Austrias nii-öelda profimängijana teisel maal, teises keskkonnas. Kas need jõulud olid siis kuidagi erilisemad ka selle arvelt, et varem oled ju ikkagi olnud Eestis? Ma arvan, et otseselt erilisemad ei olnud, aga et ikka väärtustad seda aega rohkem, mis saad siis perega koos olla ja nendega siis jõulega koos veeta, et kindlasti selles mõttes väärtustasin seda aega rohkem. Kuidas see puhkus välja nägi, et on teil mingisugused treeningkavad klubi poolt? Sa ütlesid siin eetri väliselt, et sa käisid täna hommikul suure tuisuga jooksmas, aga kuidas see välja näeb? Kui palju sa praegu sporti teed? Meil anti puhkuseks anti nii-öelda jooksud ette, mis on vaja ära teha ja siis ka jõusaalis nii-öelda kava. Et klubi poolt on antud, et mis on vaja ära teha ja enda asi on natuke see, et mis päeval, mida sa täpselt teed, et selles mõttes on kõik nagu plaan on olemas, et peab ise ära täitma selle. Kui sa võrdled seda varasema karjääriga, kui palju see erineb sellest, kuidas Floras asjad käisid? Ma arvan, et pigem on üsna sarnane ikkagi, et Floras võib-olla ei rohkem seda, et mis päeval mida teha, aga samas oli ka ikkagi seal ka see võimalus, et kui mingi päev ei sobinud, siis lihtsalt tõstsid päevad ümber ja et selles mõttes midagi väga suurt muutust ei ole. Sa oled värskelt siin ühe uhke auhinna omanik, Eesti aasta naisjalgpallur. Minule ei tulnud üllatusena, et see auhind sulle läks. Kas sul endale tuli? No pigem mitte. Et eks oli oodata natuke seda, et see aasta ka võib-olla välismaal nii palju nagu mängijaid ei olnud, et eks sealt see ka võib-olla oli natuke oodatum seetõttu. Mis sa arvad, mis olid need mingisugused põhilised asjad, miks hinnati sinu tegemisi sel aastal kõrgemalt või miks? Ma küsin pigem siis nii, et osaliselt sa vastad sellele ära, et miks asjad sel aastal õnnestusid? Et kui ikkagi uus klubi, me oleme näinud seda, et Eestist minnakse välismaale ja ei tule seda läbilööki kohe, aga selles mõttes sa läksid ja jäid, et mis arvad, mis selle edu sel aastal siis kaasa tõi? Miks nii hästi läks? Ma arvan, et mingil määral algas see natuke sealt eelmisest hooajast, et ma arvan, eelmine hooaeg oli ka nagu hästi õnnestus ja siis nii-öelda sama tuhiga võib öelda, et läksin sinna välisklubisse ja oskasin seal nagu ennast nagu hästi mingil määral kehtestada, võib-olla ka siis nii-öelda natuke suurema liidri rolli võtta ja läbi selle siis ka head mängu näidata seal. Selle juurde tuleme veel hiljem tagasi, et kuidas seal Austrias eluolu täpselt on, aga lähme kõigepealt ajas natukene üle 10 aasta tagasi, et jalgpalli juurde jõudsid sa millal täpselt ja kuidas täpselt siis? Ma arvan, ma olin kas 10-11 aastane ja ütlesin lihtsalt vanematele, et tahaksin jalgpallitrenni minna, et mu vend tegeles juba jalgpalliga üsna pikalt. Siis temaga mängisin, olin tavaliselt väravas ja tema lõi peale, tema sõpradega ka mängisin, et siis mõtlesin, et tahaksin minna proovida
nii ma Flora trenni siis jõudsin. See on vist selline üsna universaalne nagu story naisjalgpalluritel tihti, et on olnud enam-vähem samas vanuses vend või keegi nii-öelda lähedane, kes on läinud ja siis oled ka nagu justkui niimoodi alguses sabarakuna kaasas käinud ja siis hiljem ise võib-olla isegi tõsisemalt selle asja käsile võtnud, et kas see on mingisugune selline äratundmise asi, mille peale sa oled ise ka mõelnud, et huvitav, et sellist mustrit nagu esineb? Eks ikka on neid mängid, et kes on siis venna nii-öelda jälgedes seal jalgpallitrenni läinud, et aga jah, isegi minu tutvusringkonnas neid nii palju isegi ei ole, et pigem on isegi üksikud need, keda ma tean, et kes on niimoodi sõbra järgi või kellegi järgi niimoodi tulnud, et ma vaatasin sellisest suurepärasest kohast nagu spordientsüklopeedia, ma nüüd ei oska öelda, mis ta täpselt ametlik nimi on. Sa olid ise ka, sa ütlesid, et sa ei tea, et miks just sinul on selline au, et sul on veebis oma spordientsüklopeedia lehekülg ja seal igatahes sealt koorub välja selline huvitav fakt, et sa oled harrastanud kooliajal ka kardisporti ja judot. Räägi nendest, millal, miks ja miks lõpuks ikkagi jalgpall? Judotrenni jõudsin, vist käisin lasteaias, siis sealt pakuti, et lastel on nii-öelda judotrennid, et seal jah, päris pikalt olin judotrennides. Ja eks siis vahepeal oligi see hetk, et kus jalgpalli ja judot samal ajal niimoodi tegin ja lõpuks siis läks kuidagi niimoodi, et jäi siis jalgpalli kasuks. Ja sõitsin ka jälle tänu oma vennale, et neil oli enda klubiga oli mingi, ma ei tea, hooaja lõpupidu või midagi sellist oli kuskil kardikeskuses, siis ma läksin ka sinna, siis kutsuti karditrenni ja hakkas meeldima ja läks ka nagu täiesti nagu arvestavalt hästi kardisõidus, et lõpuks hakkasin võistluskardiga sõitma. Kas see siis on nüüd eestlaslik tagasihoidlikkus, et läks täitsa normaalselt hästi või mis need mastaabid olid, kus sa siis võistlesid? No üldiselt ikka Eesti meistrivõistlustel, vahepeal paaril võistlusel käisime ka välismaal, kuskil Leedus, Lätis äkki. Aga jah, üldiselt Eesti meistrikad ja eks sealt sai paar karikat ka endale koju. Paar karikat, paar tagasihoidlikku karikat, nagu sa proovid mulle väita, aga kuidas see siis lõpuks käis, et sa ikkagi jalgpalli juurde jõudsid? Kas see on selline üldiselt perekonna selline sporditaust, mis üldse ajendas sind nii paljude aladega tegelema või oli see pigem sinu enda iseloom? Pigem oli kõik see ikkagi minu nii-öelda enda tahe ja tegin neid asju, mis mulle meeldis, et oleme perega nöljatades rääkinud ka, et kui sündisin, siis ema kindlasti tahtis, et hakkaksin judoga tegelema, karti sõidaksin ja jalgpalli mängiksin, et tegelikult oli lihtsalt kõik see, et mulle endale meeldis ja siis sinna trenni läksin. Meenuta seda, kui sa alustasid jalgpalliga, siis tegelikult Eesti naiste jalgpall ei olnud kaugeltki see, mis ta praegu on ja ega praegugi on veel väga palju arenguruumi ja nagu üldse Eesti spordil aegade algusest ilmselt aegade lõpuni. Aga mis seisus see Eesti naiste jalgpall siis oli, kui sa üldse alustasid või millest toona oskas see 11-12 aastane Siret üldse unistada? Ma arvan, üleüldist jalgpalli sellist seisu ma praegu ei oska küll midagi selle kohta öelda, et ma arvan, ma nii palju ei keskendunud sellele, et pigem oligi see, et võtsin oma palli kaasa ja panin puutsad jalga ja läksin trenni, et jah, sellel ajal otseselt mingit, ma arvan, nagu jalgpalli mingit sellist unistust ei olnud, et lihtsalt tegin seda, mis hetkel meeldis ja mida edasi seda siis nii-öelda aina tõsisemalt arvatavasti nagu võtsin seda. On sellest alguse pundist keegi tänaseni ka jalgpalli juures või kuidas? Ma arvan, et mingil hetkel päris mitte sealt, kui ma 10-11 aastane olin, aga kuskil seal noorteklassides Kristiina Tullus, ma arvan, on üks nendest, kes veel nagu mängib.
võib-olla mõni on, Kettersaar ka tuli natuke hiljem sinna Florasse, et pigem väga palju neid ei ole, kes on minuga koos seal väiksest peale mänginud. On mingisugused sellised asjad, mis sa nüüd tagantjärele mõtled, et sa ütlesid, et ega mingisuguseid suuri unistusi alguses ei olnud, aga nagu on sul meeles mingisugused sellised hetked, et millal sa hakkasid mõtlema, et tegelikult oleks päris äge olla päriselt jalgpallur? Ma arvan, võib-olla sellised mõtted tulid võib-olla paar aastat tagasi või isegi eelmisel aastal niimoodi natuke tõsisemalt, et kus hakkasin natuke rohkem selle peale mõtlema, et muidu on alati nagu olnud see, et mõtlen, et alati võiks olla, võiks mingi plaan B olla, et kui Eestis siin mängisin, siis tegelikult pidi plaan A olema mingi muu asi ja plaan B on sul jalgpall, et jah, ma arvan, pigem selline mõte, et võiksin olla päriselt jalgpallur on tulnud nüüd lähi aasta 2 tagasi, et selles mõttes jah, pigem uus mõte. Kas sa leiad, et see nii-öelda mõtteviis Eesti liiga mängijate seas või võtame siis Flora näitel, kes on ikkagi Eesti liigas vaieldamatult teistest üle olnud juba mitu aastat, on see pigem selline tavaline mõtteviis, et ongi, et plaan A on miski muu ja plaan B on jalgpall, et siis, kui hakkavad need välismaa nii-öelda mingisugused variandid tekkima, et alles siis hakatakse kaaluma või kuidas sulle praegu tundub näiteks praeguste Flora mängijate pealt, keda sa ju tead või räägite te üldse sellistest asjadest omavahel? Ikka räägime, et ma arvan, praegu on võib-olla isegi nagu rohkem tulnud seda, et natuke nooremana juba tahetakse ikkagi välismaale minna ja nagu seal proovida. Aga eks hästi palju sõltub ka jälle nagu inimesest endast, et osad tahavadki ülikooli ära lõpetada, võib-olla siis alles vaadata, et oleks kindlasti midagi nagu olemas variandiks, kui ma ei tea, tuleb vigastus või ei lähe välismaal nii hästi, et siis jah, ma arvan, üsna palju nagu sõltub see inimesest endast, kuidas ta nagu neid riske hindab siis. Sina käisid ka ülikoolis. Ma lugesin ühest Soccerneti loost välja, kui sa läksid alles Austriasse, siis sealt tuli selline mõte, et varem sa pigem ei olnud nagu välismaale tahtnud testimisele minna, sest et haridus oli ikkagi number 1 prioriteet. Sa õppisid väga huvitavat eriala, kui ma nüüd ei eksi, siis veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine TalTechi siis Eesti Mereakadeemias. Kuidas sa sellise eriala juurde jõudsid? See ei ole nagu selline eriala, mida mindakse tavaliselt õppima lihtsalt sellepärast, et midagi õppida. Kuidas sul oli? Minu puhul oli see, et ma tahtsin tegelikult õppima minna geoinformaatikat, aga seda oleksin saanud teha põhimõtteliselt Tartus ainult. Aga Tartusse ma ei tahtnud minna ja siis uurisin, mis nagu erialad on Tallinnas näiteks, mis nii-öelda kattuvad mingil määral siis geoinformaatikaga ja see oli siis üks nendest. Ja tegelikult meri mulle nagu endale meeldib ka ja nii see valik sai tehtud siis. Ma siis võtan nüüd geoinformaatikast kinni, et see on ka täpselt selline eriala, mis ei ole nagu tavaline valik, aga kuidas sa selleni jõudsid või kuidas sul sellised asjad tekkisid? Mingisuguste varasemate huvide põhjal või kuidas see käis? Mul oli gümnaasiumis oli valikaine oli geoinformaatika ja seal tegime igasuguseid ülesandeid ja sealt nagu nägin esimest korda ka ise, mis see nagu on ja ega varem ise ka ei teadnud, et selline eriala nii-öelda üldse olemas on, et sealt see huvi tekkis ja mõtlesin, et see oleks nagu põnev asi, millega edasi tegeleda. Kui sa läksid siis lõpuks Mereakadeemiasse, siis oli see nii-öelda leiad sa, et seda tudengielu ja jalgpalluri elu on lihtne Eestis kombineerida? Ma ei tea, kas sa käisid sa samal ajal kõrvalt ka kuskil tööl või kuidas sinu päev üldse tol hetkel välja nägi, kui ikkagi väga palju erinevaid kohustusi on üksteise otsas? Eks see võib-olla esimene ülikooli aasta oli kõige sellisem keerulisem, et eks need esimesed aastad tavaliselt ongi, et hästi nagu tihedad ja pigem nagu rasked ained ka, aga
ma käisin ülikoolis, tegin osaliselt ka tööd, kui oli siis näiteks vaba päev ülikoolist, et ei pidanud õppima. Ja pigem oligi niimoodi, et hommikul lõunal oli kool või siis olin tööl ja siis õhtul trenni. Et kes palju teeb, see palju jõuab, et jõudsin ilusti nagu aega planeerida ja selles mõttes mingit probleemi ei olnud, et ma arvan, pigem Eestis on nagu üsna lihtne sellist siis jalgpalli ja ülikooli nagu omavahel kombineerida, et Eestis kõik klubid treenivad õhtul ja töökool on sul ikkagi hommikul ja päeval, et see üksteist nagu ei sega. Aga tol hetkel, kui sa ülikooli lõpetasid siis 2023. aastal, kas siis oli juba natukene seda mõtet, et ühel hetkel võiks ennast nagu profijalgpallurina proovile panna või keskendusid sa tol hetkel ikkagi jalgpallile kui hobile? Eks seal mingeid pakkumisi nagu oli, aga need olidki siis sellel ajal, kui veel nagu ülikoolis käisin. Ja siis pärast ülikooli oli ka, et leidsin nagu erialase töö ja pigem nagu otseselt niimoodi ei otsinud ise, et võib-olla kui oleks midagi nagu konkreetselt kuskilt huvi tulnud, et siis oleksin võimaluse nagu andnud, aga pigem sellel hetkel nagu ei otsinud midagi. Mis see nagu erialane töö selle eriala kontekstis tähendab? Mis sa siis tegid? No hästi lihtsalt öeldes võib siis... Võib keeruliselt ka öelda. Võib öelda, et näiteks kui midagi ehitatakse kuskil, siis ma ei tea, mingid sidetrassid või ükskõik mida, et siis see geodeed saadab kogu selle info mulle ja mina teen kõik võimalikku siis selle jaoks, et saaks kogu info nii-öelda siis online kaardile, et võimalikult täpselt ja kõik oleks nagu seal korrektne, et keegi klõpsib kaardi peal selle asja peale seal ja siis ta näeb, mis seal on ja kuidas see kõik seal on tegelikult. Kui sa nüüd Austriasse läksid, siis töö tuli maha jätta? Jah, põhimõtteliselt küll mingil määral midagi nagu teen, aga pigem on see nagu nii-öelda enda lõpuks ja natuke tegevuses hoidmiseks. Kui sa Austria klubiga lepingu sõlmisid, siis kas pigem oli tunne see, et selline äge uus võimalus või pigem ka selle nurga alt, et okei, aga et nüüd Eestis karjäär jääb nagu selle võrra nagu natukeseks ootele. Et kuidas meenuta seda, et mis tunne sul oli, et sa ikkagi lähed ühest valdkonnast nii-öelda elukutselises mõttes täiesti teise? Pigem oli ikkagi see mõte, et on nagu põnev, et nüüd lähen täiesti uude kohta, hakkan nii-öelda jalgpalluriks ja mingil määral nagu ikka mõtled sellele, et nagu see teine pool karjäärist nagu jääb ootele, aga samas on, ma arvan, pärast on nii palju nagu seda aega, et jälle seda hakata üles ehitama, et sellepärast ma arvan, nii palju ei põe. Räägi sellest Austria aastast natukene. Kuidas see on su ootusi täitnud? Ütleme, võrreldes sellega, mis sa mõtlesid aasta tagasi sinna minnes, võrreldes sellega, mis sa siis selle aasta jooksul kogesid. Oli see ootuspärane või mis olid sellised suurimad üllatused? Kogu see aasta, ma arvan, on olnud selline väga palju täis igasuguseid emotsioone, et ma arvan, Eestis, ma ei tea, paari aasta peale saab kokku nii palju emotsioone, kui see üks aasta siin on andnud, et kui läksin, siis eks see klubi oli viimane, taheti püsima jääda, toodi päris mitu uut mängijat ja eks sealt, kui need esimesed võidud hakkasid tulema, punktid hakkasid kogunema, et siis ikkagi nagu neid võite ja seal sai korralikult nagu mitte otseselt tähistatud, aga nagu pakkus nii suurt nagu emotsiooni ikkagi. Et isegi siis, et vaatamata sellele, et ma olin seal klubis võib-olla mingi 6 aega mänginud ja olnud ja treeninud nendega, et see oli nagu väga äge. Eks see liiga on ka hästi selline ühtlane, et see, ma ei tea, esimesed 2-3 võib-olla on natuke nii-öelda tugevamad.
et nagu teistest üle, aga ülejäänud on kõik sellised, et võib mäng minna ühele teisele poole, et kunagi nagu ei oska ette ennustada. Et see on ka minu meelest nagu väga nagu hea asi, et sa iga nädalaselt saad väga nagu korralikke mänge, et ei saa kunagi nagu jalga lõdvaks lasta. Et see on jah. Kui sa nüüd sinna Austriasse läksid, siis see roll, mis sul võistkonnas on ju ka selles mõttes teistmoodi, et Flora keskkaitse on harjunud ikkagi tavaliselt palliga mängima, rünnakut üles ehitama, minnes tabeli lõpuosas olevasse võistkonda, siis on need ülesanded ilmselt natukene teistsugused. Kui keeruline harjuda oli? Kas oli keeruline? Ma arvan, et otseselt väga keeruline ole, et eks see kaitsmise põhimõtted, kõik asjad olid tegelikult samad ka Eestis, et ainuke erinevuseks oligi kindlasti see, et neid korduseid tuli iga mäng hästi palju kogu aeg, et see oli kindlasti nagu üks erinevus aga jah, pigem ma ise nagu ei tundnud üldse sellist siis sellist, et oleks vaja rohkem nagu ebaalust või kui sa mõtlesid? Jah, et midagi sellist, et kaitsjana ikkagi on tegelikult alati sinu nagu esimene prioriteet kaitse olnud, et jah, ma arvan, pigem läks nagu kergemini, et pigem võib-olla selline tempoga harjumine ja see oli, mis vajas paari mängu jagu aega, et. On see tase siis Eesti omast kõrgem, palju, vähe? Kuidas sa võrdleksid seda? Ma arvan, et ka pigem on nagu kõrgem, et noh, juba see, et nii palju nagu klubisi on tegelikult, kes siis oma vahel võivad siis, ma ei tea, mängida üks mäng niimoodi, et sa kaotavad seal 2-0 järgmine kord, võidavad seal 3-0 ise vastast, et selles mõttes jah. Kas sa ütleksid, et see on olnud sulle kui mängijale või kui sa võrdled näiteks ka teiste eestlastega, kellega te ju koos tegelikult sinna läksite, Janika Volkov on siiamaani alles, et kas te omavahel ka kuidagi nagu mõtlesite, et see on nagu huvitav või arutlesite selle üle, et need mängud ongi nagu tasavägisemad, et Eestis neid tasavägiseid mänge nii palju ei olnud, aga seal justkui ongi see, et sa pead igaks mänguks ikkagi täiega fookusesse ennast viima. Jah, eks seda natuke arutasime ikka, et mängijana on ka ikkagi põnevam, kui sul on päris nii-öelda vastased ja iga sekund seal mängus pead olema seal fookuses ja keskenduma, et aga lõpuks on see, et harjud ära sellega, et iga mäng on tugev vastane sul olemas, et sellele nii palju nagu ei keskendunudki, et siis keskenduda oma mängule ja tegelikult Eestis mängides ka oled alati olnud nagu ikka igas mängus parim, et selles mõttes eks natuke see arutatud, aga lõpuks jah. Kuidas see võistkonna dünaamika teil on, et Eestis teil olid ikkagi võistkonnas ainult eestlased, kuidas seal praegu on? Olete te välismaalastena nii-öelda vähemuses või kuidas seal võistkonna jaotus on? Üsna palju tegelikult on ka välismaalasi meil nagu klubis, et eks osad nendest on ka need nii-öelda, kes on kodustatud seal natuke juba, et käivadki tegelikult kuskil gümnaasiumis või ülikoolis Austrias, et on nii-öelda siis teisest riigist kuskilt tulnud. Aga jah, ma isegi ütleks, et nagu päris palju on neid, kellel on siis muu riigipass kui Austria. Kas seal võistkonna sees on ka mingisugused sellised, ma ei tea, grupid või kuidagi, et austerlased hoiavad ühte nurka, siis need nii-öelda välisausterlased kuskile teise ja välismaalased kolmandasse või kuidas võistkonna sees dünaamika on? Ma arvan, sellist asja päris ei ole, et austerlased hoiavad oma seal kuskil kohta ja välismaalased siis oma nurka, aga eks see mingid nii-öelda sõprusgrupid on ikka, aga selles mõttes ma arvan, kogu see võistkond pigem on väga nagu ühtne. Et võistkonnas on ka see, et enamik ikkagi mingil määral räägivad saksa keelt, et see ka juba annab nagu
noh, loob palju ühtsema sellise võistkonna kui see, et mõni üldse ei räägi saksa keelt ja mõni võib-olla vaevu seal ja oskab natuke inglise keeles midagi rääkida, et pigem jah, võistkond on nagu hoiab kokku ja on ikkagi ühtne. Sa ise oskad ka saksa keelt? Yeah. Kas see oli ka miski, mis alguses harjumist lihtsamaks tegi või et oli lihtsam kohe kohalike juurde minna ja öelda, et tere, ma olen Siret Eestist ja ma oskan ka teiega rääkida? Eks natuke ikka tegi nagu lihtsamaks, et mingid igapäevased sellised väljendid, fraasid olid ikkagi meeles, et aga eks see jalgpalli spetsiifiline nagu sõnavara, et see oli pigem oli nagu 0, et siis küsisidki kellelgi kõrvalt, et mis see tähendab või et kuidas sa seda nagu ütled, et aga nüüd on, ma arvan, nagu pigem nagu päris lihtne. Kui sa võrdled nüüd neid keskkondi, ma nüüd panen natukene tanki, aga kui sa nüüd võrdled seda Flora keskkonda ja Austria klubi keskkonda, siis kumb sulle rohkem meeldib? Mõlemad meeldivad. aga kui sa peaksid võrdlema, et mis Austrias on keskkonnas paremini, mis on Floras keskkonnas paremini? On seal mingisugused sellised asju, mida saab välja tuua niimoodi? Kindlasti on see, et ma arvan, et nagu trennid ja siis võib-olla selline trennide tempo, et see on nagu Austrias intensiivsem, kõrgem, et jah, pannakse võib-olla rohkem ka mahtu sellisele asjale, et seal trennis tuleb neid kilomeetreid natuke rohkem kui Floras tuli, et Floras võib-olla jah, natuke rohkem mingi hetk hakkasime keskenduma sellisele taktikalisele poolele, et jah, võib-olla jah, midagi ma siis välja tooksin, et Floras sai hästi palju sellist taktikalisele poolele nagu keskendatud ja võib-olla hästi nagu sellistel pisidetailidele lõpuks ka, et aga Austrias pigem on sellised üldised printsiibid, millele nagu siis võistkond toetub ja jääb ka siis nagu mängijatel sellist vabadust siis mingites mänguolukordades nagu rohkem või jah, ma ei ütle, et Floras ei olnud seda vabadust, aga jah, et nii nagu detailseks see praegu seal nagu ei ole läinud. Mm-hmm. Kui sa nüüd mõtled, on mingisugused sellised asju, mille kohta sa saad öelda, et selle aastaga ma olen läinud mingites konkreetsetes asjades paremaks jalgpalluriks, et mingid konkreetsed asjad, mida see aasta on õpetanud või on see pigem selline üldine taseme tõstmise aeg olnud ikkagi, et kui sa pead kaitsjana ikkagi märksa rohkem nagu kaitsetööd tegema võrreldes Floraga või on seal mingid konkreetsed asjad ka? jah, ma arvan, et sellist ühte konkreetset asja on väga nagu keeruline nagu välja tuua, et ma arvan, et võib öelda põhimõtteliselt, et kõikides nagu elementides, et eks ongi, et nii palju nagu rohkem tuleb sul neid igasugused kaitsekorduseid kastis või vastasega 1-1, et seal nagu jah, et siis ongi, et mängus teadlikumalt oled nagu nendes olukordades ja siis läbi selle kõik muu nagu on ka arenenud. Mm-hmm. Kui me nüüd võrdleme seda, võib-olla võrdlemine on vale sõna, aga profi jalgpalluri elu ikkagi eeldab seda, et sul ei olegi kõrval teist töökohta, aga milline näeb välja profi jalgpalluri elu Austria kõrgliigas? Milline su tavaline päev välja näeb? Hommikul, ma ei tea, teisipäeval ärkad üles, mis siis saab? Et meil on mingitel päevadel on hommikuti ka trennid, et siis on hommikune trenn, enne seda võtad väikse snäki, et päris tühja kõhuga trenni ei läheks, siis on kuskil tunnine trenn vahepeal natuke lühemalt, vahepeal natuke pikemalt, et oleneb, kuidas ise ka tunneme, et kui oleme seal hoos, et tahame natuke veel peale lüüa või midagi teha, et ja siis lähen koju, alustan mingi hommikusöök siis lõpuks ja lõuna ja eks seal on, et sõltub ka nagu kuidas siis nagu natuke enesetunne või selline väsimus on või midagi, et vahepeal tiimikaaslastega käime kuskil lihtsalt jalutamas, teeme mingit ma ei tea, veedame natuke nagu vaba aega koos, et
ja siis on õhtune trenn, pärast õhtust trenni jälle koju ja et see on natuke selline rutiin on, aga samas on ka seal nagu piisavalt nagu aega ka siis teha nagu neid asju, mis toovad seda nagu vaheldust ja pakuvad rõõmu ja Kuidas sulle Austria elukeskkonnana meeldib? Ta on ikkagi selline mägede maa, nagu teda kutsutakse, aga kuidas sulle meeldib just Austria kui elukoht? Mulle täitsa meeldib seal, et on nagu Eestiga võrreldes on ikkagi keskkond on natuke nagu teistsugune ja läks seal mingid nagu kuidas siis öelda, et inimeste selline temperament või selline on ka natuke nagu teistsugune kui tavaliselt Eestis, aga mulle nagu täitsa meeldib, et väga ilus selle maa selles mõttes ka, et olen ka mitmed korrad kuskil mägedes matkamas käinud, et suusatamas ka? Suusatamas ei ole veel käinud. Kas see on kuidagi, mõtlen siin, Manuel Neueril oli vist, kas eelmine talv või üle-eelmine talv selline lugu, et mees läks talvepausil, läks mägedesse suusatama, murdis jalaluu ära ja siis oli suur pahandus, aga kas teil näiteks on lepingus kirjas, et mingisugust ekstreemsporti stiilis mäesuusatamine ei tohi teha või kuidas see seal on nii-öelda reguleeritud? Austerlane ilmselt ise hullult tahaks minna. Eks otseselt nagu keeldu ei ole, aga eks seda kõike tuleb ikkagi mõistusega teha, et mina õnneks või kahjuks ei ole selline mäesuusataja või lumelauataja nagu otseselt ka, et sinna on mäe peale nii palju nagu mind ei tõmba, et aga jah, eks seda tuleb nagu kõike mõistusega ise teha, et tähtis on ikkagi see, et kui jalgpallur oled ja jalgpalli veel kuskil välismaal mängid ja oled välismaalane ka, et sa oleksid ikkagi trenniks nii-öelda värske ja valmis 100% andma. Kuidas see näiteks huvi nende mängude vastu Austria liigas on? On palju publikut tribüünil, et Eestis me siin teeme nalja, et Sportland Arenal on ilus uhke tribüün küll, aga maru tühi on kogu aeg, et kuidas Austrias on? Huvi on selles mõttes kindlasti nagu suurem, et eks see oleneb natuke ka mängust, aga jah, ma niimoodi peas numbrit ei oska öelda, aga näiteks kui mingi derbimäng või midagi sellist, et siis on nagu ikkagi tribüünil on nagu tühja kohta nii lihtsalt nagu näiteks ei leia seal meie väljakul, kus me mängime, et ja nagu elatakse kaasa ja vahepeal võib-olla võetakse ka laul ülesse, kui nagu on seal vaja ergutada, et selles mõttes on nagu äge. Mis tunne on sellise publiku ees mängida, kes seal ikkagi kaasa elab ja laulab, et Eestis jällegi väga tihti seda ei ole? Kindlasti on nagu väga hea tunne, et ongi see, et see melu natuke ikkagi annab ka nagu sellele mängule sulle nagu juurde, et jah, mulle nagu väga meeldib, ma naudin. Näed sa praegu selle aasta näitel nüüd, et on mingisugused sellised asjad, et Austrias on tehtud niimoodi, et me ju võiks Eestis ka niimoodi teha. On mingeid selliseid asju, mis tulevad pähe? Ma arvan, otseselt niimoodi praegu küll ei oska öelda, et ma ei ole nagu mingis mõttes korraldusliku poolega ka niimoodi kokku puutunud. Aga nii? Et võib-olla see ongi lihtsalt võib-olla mingi kultuuriline erinevus või midagi sellist, aga et seal on ikkagi ükskõik mis mäng on mingi see naiste mäng või on hoopis mingi madalama liiga mäng, et tavaliselt on seal kuskil alati mingi putkake või mingi selline olemas, et kus keegi saab juua osta ja mingit snäkki osta, et selles mõttes see on nagu on selline asi, mis iga nagu staadioni juurde enamasti ikkagi kuulub, et No alguses te läksite kolmekesi sinna, sina, Jaanika Volkov ja Kristina Teern. Kui palju te alguses nii-öelda üksteisel kätt pulsil hoidsite või oli see sulandumine selles mõttes lihtne, et sina oskasid keelt, ma ei tea, kuidas teistel sellega on, aga aitasite te nii-öelda üksteist ka või ei olnud seda isegi vaja? Eks ikka selles mõttes, kui mingid, ma ei tea, väiksed probleemid või midagi nagu olid, et siis kolmekesi oli nagu lihtsam neid seal lahendada ja kui mingid
et jah, kui oli vaja, siis utsitasime teineteist natuke rohkem ja et selles mõttes oli kindlasti nagu lihtsam kolmekesi kuskil uues keskkonnas olla. Meenub sulle mingisugune selline, ma ei tea, kummaline olukord ka sealt algusest, et kindlasti kui te kolite, siis on selline alguses on ju sisseelamise periood, kuidas see välja nägi? Oli seal mingisuguseid selliseid ootamatuid vahejuhtumeid ka ikkagi kaugele minek? Võib-olla ainuke selline asi või minu jaoks natuke ootamatu oli see, et läksin sinna kohale, siis saad korteri kätte ja siis pead vaatama, et sul ei ole mitte midagi seal, et köök on olemas, aga et kus sa hakkad nüüd süüa tegema, kus sul panni saad, kus sa taldrikud saad, et selline asi, mille peale nagu esimest korda nagu minnes, et üldse nagu ei oska nagu mõelda, et nüüd tuleb hakata siin oma nagu asju kõike kuskilt ostma ja muretsema. Trip Igeasse ja. Jah, aga siis on see ka, et lennukiga läksid, autot ei ole, et kas keegi saab, et sellist asjaajamist natuke oli rohkem. Kas seal, mis need nii-öelda, kas klubi organiseeris teile siis nii-öelda elamispinna või otsisite ise? Mis tingimused on, mida Austria liigas siis klubid oma mängijatele pakuvad? Milline see elupind nii-öelda on? Et siis kui läksime, oli niimoodi, et igaüks meist sai nagu nii-öelda eraldi väikse või mitte väikse isegi, aga täiesti nagu normaalses suuruses nagu sellise korteri, et ühetoaline ja köök oli siis ka ja vannituba ja siis mingi hetk nagu kolisime kahekesi kokku, et siis sai nagu veel nagu suurema korteri, et oligi 2 eraldi tuba ja siis veel köök nagu elutoaga, et selles mõttes ma arvan, et nagu elamistingimused on nagu väga head, et ma arvan, jah, praegu olen nagu väga rahul sellega. Ehk siis praegu elategi Janikaga kahekesi? Yeah. Kuidas ta siis korterikaaslasena on? Koristab ja hoiab asju korras või on midagi, mida siis Eesti rahvaga tahad jagada, millega ei ole nii hästi? ei, väga hästi saame hakkama, et ei ole millegi üle kurta, et ei hakka tanki panema. Jah, eks te siis pärast saate omavahel jagada. Yeah. Kui palju sa nüüd selle aasta jooksul siis Eesti liigal silma peal hoidsid, et ise olid kaugel, aga mänge ikka vaatasid või kuidas? Võib-olla mõnda üksikut mängu niimoodi vaatasin, aga eks tulemustel ikka hoidsin peal ja eks siin Eesti liigas ka ikkagi sõbrad ju ikkagi mängisid edasi ja eks siis aeg-ajalt muljetasid, et kuidas läheb ja kuidas nagu siis vastaste tase on olnud ja et selles osas olen nagu pigem kursis olnud. Oli midagi sellist, mis pani mõtlema ka, et ma ei tea, sa oled muidugi endine Flora mängija, aga et jälle see Flora on meister, et oleks mingi osa tahtnud ka seda, et võib-olla, ma ei tea, Saku oleks sel aastal hammustanud või kuidas sul on? Ei, seda ei olnud, et mina olin ikkagi Flora poolt, aga jah, eks see kõrvalt nii palju nägin, et oli tegelikult näha, et see aasta võib-olla nii sujuvalt ei tulnud, et eks seal olid omad need asjalud, miks nii oli, aga mul oli väga hea meel, et Flora jälle meistriks tuli ja jätkavad samamoodi. Üks sats kukkus siin hooaja jooksul ära ka ja uuel hooajal on Eesti meistriliiga siis 7 satsiga. Mis tundeid see tekitab? See on tegelikult ju selline asi, mille peale mis on juba nagu natukene aega ikkagi õhus olnud, et meil võib-olla on neid mängijaid või sellist sügavust satsides natukene liiga vähe, aga mis tundeid see tekitab sinus kui välismaal mängijas, kes näeb ka ühte teist liigat kõrvalt, et oskad sa nagu öelda, et miks meil see asi niimoodi on? On see lihtsalt järelkasvu küsimus või kuidas? Jah, eks see kuskilt hakkab sealt järelkasvust kindlasti, et eks nagu samas on ka see, et mängid või nagu siis tüdrukuid Eestis võib-olla lihtsalt ei ole ka nii palju, kui on näiteks sul Austrias, et juba see mängib, ma arvan, nagu rolli, et aga jah, eks see sealt järelkasvust hakkab, et
kui mina hakkasin mängima, et võib-olla ongi mingi paar mängijat, kellega koos mina nüüd olen sinna, jõudsin Flora esindusse siis nii-öelda. Et jah, minu aasta käigus tegelikult väga palju neid nagu alles ei jäänud. Aga kui sa võrdled nüüd, ütleme, sa ju Eestis mängides ikkagi näed ka seda, et kuidas seal Sportlandil või Nike Arenal või seal harjutusväljakutel nüüd tüdrukute grupid trenni teevad, ilmselt natukene oled ikka kõrvalt näinud, et kui sa nüüd võrdled seda, mida sa seal näed, võrreldes sellega, kust sa ise alustasid, siis on see pilt lootustandev või on ta samasugune nagu toona, et mitte, et ta siis ei oleks lootustandev olnud, aga selles mõttes, et näed sa seal mingisugust sellist suuremat arengut ka? Ma arvan ikka, et see areng on nagu toimunud, et juba näiteks see, et palju nagu nooremate nagu tüdrukute gruppidega alustatakse, et ma isegi ei mäleta, mis vanusegrupis ma mängisin, aga selles mõttes neid nii-öelda madalamaid vanuseid on nagu ikkagi nagu juurde tulnud. Ja eks selle aja jooksul on ka nagu palju rohkem nagu süstematiseeritud seda kogu protsessi, et kuidas sealt siis need väiksed tüdrukud ideaalis võiksid jõuda siis ka esindusse välja lõpuks. On nagu mingisugune selline vastutustunne ka Eesti naisjalgpalluril nagu lisaks sellega, et okei, et meie oleme nii-öelda selle asja nagu kuidagi eestkõnelejad, et nüüd meie roll on ka nagu see, et need lapsed jõuaksid päriselt selle ala juurde, et sport ju tegelikult, ta on ikkagi meelelahutus ja ta ju toimib niimoodi, et ma ei tea, kes siin vaatab televiisorist Karl Jakob Heina või Messit ja mõtleb, et et ma tahaks ka samasugune olla, et tunned sa ka, et sul on täpselt samasugune roll või tunnevad Eesti naisjalgpallurid üldiselt, et teil on ka samasugune roll, et need tüdrukud jõuaksid trenni? Ma arvan kindlasti nagu mina tunnen ja tunnevad ka nagu teised sellist rolli, et kui mängime kuskil koondise eest ja kuskil mingi väike tüdruk näeb meid seal mängimas või trenni tegemas, et see mingeid lugusid olen ka kuulnud, et keegi räägib, et näed, et see tüdruk ütles mulle, et ta nägi mind kuskil mängimas ja meeldis ja et nüüd läks trenni nagu minu pärast, et ka neid Rimi laagreid korraldatakse, et siis seal ka käivad ikkagi naistekoondise mängijad ja nii-öelda siis tekitavad huvi noortes tüdrukutes jalgpalli vastu, et jah. No eestlased on vist sellised inimesed, et isegi kui mõni noor tüdruk, ma ei tea, Kristiine keskuses ära tunneb, siis väga ligi ei tulda või tullakse? Pigem mitte, et on see Austrias teistmoodi? Tead sa mingeid lugusid või on sul endal mingid sükest kokkupuudet? Ma tean, me Linsis jalutasime kuskil paari mängiga koos ja siis oli meestel ka just olnud mäng ja siis kõndisime kuskil fännides mööda seal ja siis nemad sealt möödamines ütlesid, et vaata, et meie mängijad on. Et aga jah, eks võib-olla jah, mingil määral natuke sellist rohkem äratundmist on seal. Kuidas see klubi üldiselt on selles mõttes, et kui palju te näiteks meeskonnaga kokku puutute või noortegruppidega, on seal mingisugused sellised seosed või toimetavad kõik ikkagi niimoodi omal viisil? Meestega pigem satume kokku, kui on mingid, kas siis mingid jõulu söömingud või mingid sponsorite, mingid asjad, pildistamised, et siis aga otseselt niimoodi igapäevaselt kokku ei puutu. Aga noorematega puutume põhimõtteliselt mingil määral nagu iga päev kokku, et meil on see kompleks, kus on, et seal ongi kõik on nagu tüdrukutele mõeldud ja siis on nende riietusruumid on nagu meie riietusruumide kõrval ja et kui mingid aktiveerimist, rullimist teeme, et koridoris, et siis ikka jalutavad nemad meist mööda ja eks see jah, mingis mõttes on nagu väga hea, et nemad nagu näevad siis nii-öelda eeskujusi tegemas enne trenni oma tegevusi ja saavad ka nagu tere öelda, et
Austria liiga on üldiselt olnud selline koht, kuhu Eestist naisjalgpallureid on nüüd viimastel aastatel ikkagi läinud aeg-ajalt, kes kuhu on ju. Aga mis teeb Austria liiga selliseks nagu heaks kohaks, kuhu siit edasi minna? Et sama hästi ju võiks mõelda, et miks me ei lähe, ma ei tea, Belgiad, Poolad, et kõik ju tegelikult on saadaval, aga et just sinna Austriasse on viimastel aastatel rohkem mindud. Kuidas see üldse välja näeb, et sinna jõudsite? Eks see läbi agendi on, et eks on ka teistes riikides nagu mingeid variante olnud, aga lõpuks minu puhul oli lihtsalt see, et sinna nii-öelda kõige konkreetsemalt kutsuti nagu testima ja siis tuli ka nagu konkreetne huvi, et soovime ja et niimoodi see nagu jäi, et eks see võib-olla ongi ka Austria puhul siis natuke ka see, et nemad vaatavad rohkem neid mängeid välismaalt, siis et keda nagu juurde tuua. Aga eks see sõltub ka jälle klubist, et Kas sa oled nüüd endale selle aasta jooksul kuidagi, ma ei tea, sihte, eesmärke kergitanud ka võrreldes varasemaga või oled sa selline siin ja praegu inimene, unistad sa praegu millestki, et järgmine samm võiks olla sinna liigasse või kuidas see käib? Eks mingid mõtted on ikka, et tahad aina kõrgemale sihtida, aga samas praegu on nagu selline periood, et keskendud nagu sellele, kus oled ja mis nagu praegu hetkel teed, et eks siis, kui jälle puhkus tuleb, et siis eks siis saab nagu vaadata, et kas on kuskile äkki silma jäänud või ei ole. Et kaua sul praegu lepingut on järel? Hooaja lõpuni, ehk siis mai lõpuni on. Mis on siis ideaalne sinu nii-öelda unistuste liiga, kus sa tahaksid mängida? Ma arvan, kindlasti oleks väga äge Saksamaal Bundesliigas mängida, et see oleks, ma arvan, selline mingil määral kindlasti ka unistuse täitumine. Aga eks neid nagu nii-öelda teisi liigasi on ka, mis on, ma arvan, kindlasti nagu hea tasemega, et aga jah, eks näeb. Pead sa praegu realistlikuks seda Bundesliiga sihti? Tavaliselt on ju see, et kui küsida 16-17 aasta jalgpalluri käest, et kus sa mängida oled, siis ikka Premier League'is, aga realistlikult see ju ei ole tegelikult enamus mängijate jaoks nii-öelda reaalne, mõne jaoks on. Aga tundub sulle praegu, et see Bundesliga on täiesti realistlik siht? Ma arvan, praegu on väga keeruline öelda, aga selles mõttes, kui palju tööd veel edasi teha ja keskenduda siis enda arendamisele, et eks ta mingil hetkel võib olla kindlasti siis täiesti realistlik eesmärk, aga eks pigem nende unistuste või nendega ongi, et tuleb aina nagu kõrgemale seada, et siis hakkavad ka niimoodi tasapisi sealt üles ronides hakkavad need täide minema, et Kui vaadata nüüd lõpetuseks ka meie koondise seisule tagasi, kuidas sulle tundub, mis seisus Eesti koondis praegu on võrreldes siis, või kuidas arengukõver on viimastel aastatel olnud? Saame me rahul olla? Ma arvan, praegu on nagu viimastel aastatel on selline arengukõver on läinud pigem nagu ülespoole, ma arvan, et mingil määral, kui oli Siir ja Nastja peatreenerid, et siis tõid nii-öelda uue hingamise, ja siis nende ajal niimoodi hakkasid ka nii-öelda mängijad natuke rohkem nagu muutuma, et tulid jälle nooremaid peale ja nüüd, kus Aleksandra on peatreener, et selline, ma arvan, et see aasta võib-olla on rohkem nagu läinud selline mängu muutustega või selline taktikalise poolega nagu harjumiseks natuke rohkem, et jah, ma tahan arvata, et see arengukõver on nagu ülesse poole, et varsti hakkavad ka rohkem nii-öelda tulemusi tulema. Kui vaadata nüüd liigale, koduliigale otsa, siis nüüd siin üks
selline uus jõud tõotab ka natukene võib-olla eesmistele kandadele astuda. Paide linnanaiskond siis uuest hooajast meistriliigas. Mis tunnet see sinust tekitab, et kas Florakana on nagu kahju, et seda kohta natukene võib-olla keegi altpoolt ka himustab või on pigem selline rõõm, et see liiga muutub üha tasavägisemaks? Kindlasti on see pigem ikkagi rõõm, et ma arvan, et nii need kõik Paide mängijad, kes seal lõpuks mängima hakkavad, et neil on, et kasvab see selline, ma arvan, võib-olla nagu isu või selline suure tahtmisega tulevad sinna liigasse peale ja kindlasti ka Floras on, ma arvan, tekitab nagu sellist mõnusat nagu ärevust võib-olla või niisugust pinget, et tuleb nagu täiesti uus klubi ja et võivad nagu pakkuda päris head konkurentsi, ma arvan. Kas Flora harjub võitmisega mingil hetkel ära ka või ma tean, et sa tahad vastata, et ei harju, aga kuidas üldse seda fookust seal tipus mängides hoida, et sa ikkagi valdava osa mängudest sa võidad suurelt ja niimoodi, et ise endale väravat ei lase, et kuidas Flora sellega hakkama saab, et mitte nii-öelda jääda puhkama? Ma arvan, üks motivatsioon on kindlasti alati iga aasta olnud see Champions League ja eks ka nagu Balti liiga, et seal on nagu olnud siis nii-öelda väljakutsuvad mängud ja nagu iga aasta siis selle pealt on ka nii-öelda nagu arengut nagu näha olnud, et see on nagu kindlasti on nagu üks pool, et mis on motiveerinud nagu üha rohkem ja rohkem siis trennides ikkagi pingutama ja siis keskenduma sellele, et teeksime seal Floras ka nagu siis nii-öelda sammu arengus ülesse poole. Selle noodiga on hea lõpetada. Suur aitäh, Siret Räämet, külla tulemast. Aitäh kutsumast. Ja suur tänu ka teile, head vaatajad. Loodetavasti oli kuulamine huvitav. Minule küll meeldis. Ma loodan, et Siretile ka ja eks kohtume teiega juba järgmistes episoodides. Aitäh! Siljevits endardus. Ja Piiraja pääseb löögi! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja.